kõik toimis ja kõik nagu, et teised ei saanud mitte midagi aru. Ja samal ajal ma tegelesin sellega, et kodus nii-öelda abikaasa ja laps muutuksid nii tubliks ja tegusaks, et kui ma nii-öelda ära kaon kõrvalt, et siis nad isegi ei paneks seda nii-öelda tähele. Et mina arvasin, et kõige parem ongi see, et mitte see lõputu õudus, mis muudkui kestab, vaid siis pigem see õudne lõpp ja nägemist. Ja ma suutsin isegi sinna sõita, sest ma olin kindel, et kui ma sinna ei lähe, siis ma uputan ennast külma Pirita jõkke lihtsalt. Ja mul oli 18 aastat inimene, keda ma tõesti armastasin. Aga siis, kui see lõpp tuli, no see oli minu jaoks sisemine katastroof, aga see oli armastus. Kõige valusamist oli see, et elu isu sai otsa lõpuks. Ma arvan, et depressioonis olles suudan vähem armastada, ma olen väga isekas. Mu mõtted keerlevad ainult iseenda ümber ja enda probleemi ümber. Ja ma tunnen, et minust ei ole nagu teistele kasu. Kõige tõhusam relv läbipõlemise puhul oli enesesüüdistamine. Et mul oli hästi raske aksepteerida, et ma lasin kuidagi oma sellise heaolu nii kaugele või vaimse tervise nii kaugele, et ma tundsin ise nii halvasti. Kõige pimedam ja raskem oli siis, kui mu isa läks 6 aega kohe peale ema surma. Ja kui me olime isa pannud ema kõrvale. Mulle küll öeldi, et võta haigusleht, mine istu kodus või mis iganes. Ma ütlesin, et seal kodus on veel hullem olla. Üksinda 4 seina vahel, siis on kogu aeg mingid sundmõtted, ma ei saa. Ja hakkasingi lihtsalt tööle pühenduma. Et seal olid mõtted mujale, said teha inimestega suhelda kuigigi palju. Aga see kestis kuskil, ütleme, ma ei mäleta, mis aasta number see nüüd oli, mingi septembrikuust kuni aprilli alguseni. Ja järjest kuusse kasvatasin töötunde ja lõpuks ma istusin töö juures lihtsalt laua taga, kuvar oli ees, ma ei saanud mitte midagi aru, mis seal toimub, mida ma tegema pean üldse. Mul oli tööl oli nagu parem olla kui üksinda, aga lõpuks ei olnud enam vahet, kas ma olen üksinda see 4 seina vahel või ma olen tööl, mul oli igal pool ühtemoodi hull olla. See, kui mul see asi juhtus, ma ei tea, miks ta niiviisi tegi, me magasime koos kõrvuti õhtul, ütleb mulle, et Rein, ma lähen su juurest hommiku ära. No ma ei uskunud seda, ma ütlen nalja teed, see on täielik. Ja tõepoolest hommikul oli tema tütar ja tütred 2 autoga ees ja tal olid asjad juba valmis. Ja huvitav, et ma isegi aitasin teda, aga see hakkas mulle mõjuma alles 3 päeva hiljem, siis mõtlesin, mis asi nüüd oli. Täielikult jalad läksid, no ma ei oska öelda, ma olin nagu taeva ja maa vahepeal ei siin, ei seal. Ma proovisin tol ööl, sest tegelikult oli juba öö täitsa käes, sõita Seevaldi ukse taha esimest korda elus siis. Seal oli siuke nagu välisuks, mõned trepiastmed ja siis vist on siuke koht, kus tuleb kella lasta, kui ma õigesti mäletan. Ja ma ei julgenud seda kella lasta, sest mulle tundus ikkagi, et mul ei ole piisavalt halb. Ja ma ei ole piisav, et üldse seda abi isegi väärt olla. Nii et ma ei olnud seda kella. Siis helises mu telefon. See oli nii palju helisenud, et ma lõpuks vihastasin ja vaatasin, kes see siis helistab. Ja see oli mu abikaasa, kes ütles mulle, et kuule, mul on ülikõrge palavik. Ja siis mul käis mingi lüliti. Ja see, mis mul oli halb, ununes ära, sest kellegi teisel oli veel halvem. Aga see oli ka esimene kord, kus ma siis jagasin oma kaaslasele, kui väga ma tegelikult ei taha vist enam siin maa peal olla. Ilmselt see, et ta võttis mult jõu ja tahte tegutseda, et nii-öelda sellel kõige pimedamal hetkel, siis mul oli lihtsalt see, et ma lihtsalt olin, ma ei suutnud nagu midagi teha ega enda eest võidelda, vaid lihtsalt lasin asjadel minna.
minu jaoks oli kõige pimedam hetk see, kui minu vanaema, kellel oli Alzheimer, ühel hetkel ei olnud enam tema ise, et tal toimus selline isiksuse muutus ja mälestuste kadumine või suurem osa neist, mis tal alles jäid, olid sellisest varasemast ajast. Ja see tunne, et nüüd me ei saagi enam sellisel moel enam suhelda ja rääkida, nagu oli mulle väga oluline ja meile mõlemale omane. See oli mõned aastad tagasi, kevadel. Ma langesin järjekordsesse depressiooni episoodi ja siis kuidagi see nagu oli eriti selline jõuline või läks kuidagi hästi kiirelt, hästi sügavaks ja siis ma jätsingi enam-vähem kõik asjad pooleli, mis mul elus käsil olid. Ma tundsin, et ma ei suuda nagu millegagi edasi tegeleda. Ma läksin oma vanemate koju nii-öelda taastuma. Ja siis olid sellised nagu kõrvaltoimed, et ma ise olen seda kuidagi tagantjärgi selliselt mõtestanud, et vist kuidagi oli nii nagu raske olla, et aju hakkas selliseid mitte eluks vajalikke meeli nagu välja lülitama. Et ma tundsin vähem valu näiteks. Uni läks väga imelikuks. Pulssi ei tundnud endal väga, et siuke väga veider, et selline natuke selline zombi tunne oli nagu. Ja siis sellel hetkel ma kuidagi tundsin, et kuidagi mina ise nagu libisen käest ära või et ma kaotan kuidagi iseenda. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma enam tulen sellest kunagi välja või et kas ma nagu olen võimeline sellises kohas olles taastuma. Ma tegin kõik köied, möllud, värgid, kõik valmis. Juba oli nii, et okei. Ja siis hakkasin mõtlema, et mis vanaema mõtleb selle. Ja see nagu hoidis tagasi. Üritad leida veel mingisuguseid väljapääse, aga sellel hetkel juba, ma eeldan, et kõik, kes sellega jändavad, nagu teavad ise ka, et nad ei taha mitte kedagi enam kuulata, nad ei taha enam midagi näha, kuigi tegelikult abi võib-olla on käeulatuses. Siis mäletan ühte juhtu, kui ma pimedal töölt koju läksin ja maantee ääres nägin, rekka kaugelt tuleb täishooga. Mõtlesin, mul on ainult üks samm kõrvale teha ja kõik, minu jaoks on kõik unustatud. Ja see mingisugune hetk ennem seda mõtlesin, et aga kuidas see rekkajuht edasi elama peab? Mis tema mõtleb, mis tema tunneb? Isa oli niisugune imelik, et kui ta purjus oli, siis ta oli nii laadnamees, et aga kui ta kaine oli, siis ta oli natuke jõhker. Ütlen kohe nii. Eks see mõjus natuke lastele ka. Miks depressioon on nagu hästi suur osa tegelikult sinu enda mõtetest ja need on need mõtted, mida sa nagu üldse mõelda ei taha ja siis mida sa surud kogu aeg alla ja alla ja alla. Aga siis nad hakkavad sust nagu välja imitsema nagu väiksed ussid kõrvadest, igalt poolt tuleks nagu ussikesed välja. Ja siis nad sosistavad sulle tegelikult kõiki neid asju, mida sa ju kardad ja mis su kõige suuremad hirmud on. Ma arvan, et see on päris hea relv. Ma muidugi võtan hästi palju eluga läbi huumori ja asja, et see aitab ka mind hästi palju kaasa. Ja siis ma ütlen, et naised on süüdi. Et algas emast. Et kui ema-isa laiali läksid seal 2,5-aastaselt, siis oli jupp aega oli kuri võõras ema, kes tegi, mis tahtis minuga ja sealt edasi. Siis juba hiljem oma suhted ja nii edasi. Et need on nagu niisugused põhikurja juurist siis olnud minu jaoks. Ma projekteerisin ja suvilaid, aiamaju ja eramaju ja kõike. Tollal kõike sai tehtud käsitse, praegu arvuti sealt rongist ma jäin maha. Ja siis ma seal minule, ma olin nagu ikka teostasin järelevalvet ka ja isegi majade vastuvõtmine oli minu peal. Aga majade vastumine oli nagu teada oli. Seal anti ikka joodavat ja söödavat ja kõike,
mis tegi vahel pea hulluks ja võib-olla sellepärast ma sellest Katri tütre emast lahku vist läksin, no see on teine teema. Ja siis ema mulle ütles, et niisugused sõnad, et ära joo. No esialgu ma ei saanud sellest, mõtlesin, et jah, muidugi ei, aga hiljem hakkas see mulle siin üleval pool kettas kummitama, ja ma jätsin selle. Praegu on meil möödas juba 45 aastat või rohkemgi veel. Ja ma võtan küll ainult oma sünnipäeval pitsi konjakit, aga mitte rohkem midagi muud ma ei võtas. No, võib-olla natuke veini ka, aga. Ja see on kõik. Ja siis ma emale ikka seal haua peal ütlen, et näed, ma ei joo enam. Ja kui see depressiooni nii-öelda must loordelt pealt ära võtta, siis seal all on tegelikult see inimene, kes sa päriselt oledki. Aga praktilistest soovitustest me liiga vähe ikkagi küsime, mida inimesed vajavad. Me kogu aeg eeldame, arvame, mõtleme, et me peaksime teisele pakkuma seda, mida meie oleme vajanud. Aga tegelikult võiks ju hoopis pakkuda inimesele seda, mida tema vajab. Ja seepärast on vaja talt küsida, mis see on, mida ta vajab. Ja kui ta ei tea, siis aisata tal see välja mõelda. Aga ma arvan, et nagu depressioonis olles abi küsimine on siiski raske, sest et sa väga hästi ei tea, mida sa vajad, et mille kohta siis üldse abi küsida. Mitte see, et keegi ütleb sulle, et tee niimoodi. Et see ei ole üldse see, mis aitab, et öelda, et mine jalutama. Ja ma käisin jalutamas, aga ma käisin täiesti tühja pilguga jalutamas. Tegelikult ma ei pannud absoluutselt tähele, mis ümberringi toimub. Sest mees tuli samal päeval õhtul koju, ütles, et kuule, et mingi puu oli tee peale kokku, siis ma olin, et ahah, oli või. Et lihtsalt nagu läksin sealt kuidagi mööda või läbi, ilma et ma paneks üldse midagi tähele. Et ma tahtsin küsida, mida teha ja kust abi saada ja kuhu minna, aga noh. Ja siis tegelikult tema ka ütles, et sa pead oma mehele ütlema, et ta sind aitaks, et tegelikult see oli väga raske, et öelda mehele, et aita mu seda või teist asja teha. Et ma olin kogu aeg ise seda teinud, et siis ongi see, et mis mõttes. Mul tekkis sõprus ühe inimesega kogudusest ja ma ei teagi, mismoodi see toimus, aga tema sai kuidagi endale südameasjaks minuga siis igapäevaselt selliselt kontakti luua, aega võtta, palvetada koos, kuigi me elasime erinevates linnades, siis tegime seda üle videokõne. Ja selline tõesti konstantne juures olemine 3 kuud, et see oli väga, väga suur ohver tema poolt. Ja minu jaoks ongi lihtsalt arm olnud. Aga noh, muidugi vaadates tagasi, siis mingisugused sellised lihtsad praktilised asjad, et kui vähegi mingis kohas motivatsiooni ja energia taastub, siis hakata astuma neid väikseid samme, mida ma ka teha püüdsin, et hakata jälle rohkem sõpradega suhtlema, proovida natuke liigutada ennast. Ma ise ütlen selle kohta, et need ärevad ja depressiooni mõtted on ju nagu pesu pesemine ilma vee ja seebita, et sa lihtsalt ketrad neid, need käivad ja mitte mingit tulemust sellel tegelikult ei ole. Mul on endal ka vastutus. Mitte ma ei küsi enam kogu aeg, et miks minuga nii juhtub, vaid miks ma lasen endaga nii juhtuda. Miks ma ikka neid samu ämbreid kogu aeg kolistan. Mis on minu roll selles, et inimsuhted on sellised või minu enesehinnang on selline. Ma arvan, et lapsevanemaks saades ma hästi palju proovisin ikkagi elada oma lastele. Minu lapsed olid nagu kõige olulisem osa minu elust. Selle kõige käigus nagu mina kadusin hästi ära. Nüüd mulle tundub, et ma elan hästi palju oma lastele, aga ma elan ikkagi ise endale. Ja ma ei pea seda kuidagi ka negatiivseks või halvaks asjaks enam. See oligi, kõigepealt võtsin haiguslehe, nädal aega vist täitsa niisama lihtsalt olin ja siis ma sain sinna metsa istutama minna. See oligi, ma lihtsalt päevade kaupa istusin seal metsas, panin neid taimi maha, vaatasin loodust ja siis hakkas nagu tasapisi midagi koitma, et peaks vist keskkonda vahetama.
Ja oligi, vahetasin täielikult nagu, otsisin töö välismaale, ühesõnaga muutsin hästi palju nagu ühe korraga ära. No see aitas. See töö peab olema su hingele ja kui sa ikka armastad oma tööd, siis sa elad ka. Looduses on väga hea, kui pole palju inimesega ümber, et nutad. Minu jaoks toetab, kui ma teinekord räägin kõva häälega, kõik need mõtted välja, need emotsioonid välja ja lasen lihtsalt sellel kõigel, mis mul on nii emotsioonides kui mõtetes kinni. Lasen selle välja. Võib-olla ongi omad valed valikud, on see karm tõde nagu, et mingi hetk on kuskil tulevad mingid silmaklapid ja kõrvatropid ja buum. Et siukene mingi iseendale võib-olla mingite asjade kohta valetamine, et jaa, kõik on jumala hästi, tegelikult ei ole. Et iseendale tuleb otsa vaadata. Ma olen lasteemaga rääkinud meie asjast nagu. Ja ta on mulle ka öelnud korduvalt ja korduvalt, anna iseendale andeks. Et ei saa. See on tõesti olnud selline protsess ja see taipamine, et oluline on andeks anda ja sellest süütundest edasi liikuda. See tuli läbi mitmete tegevuste ja minu sees ka selle aktsepteerimise, nii et ma olen piisav, et ma võin olla mina ise, et ma võin võtta aega iseenda jaoks, et ma võin eksida, ma võin vigu teha, et see on okei. Et iseenda eest on oluline hoolt kanda, et keegi teine ei saa rohkem minu enda ja minu vajaduste heaolu eest vastutada, kui mina ise seda teha saan. Ja et esmane vastutus iseenda heaolul on iseendal ja see on täiesti õige ja oluline selle eest seista ja enda eest hoolitseda. Ja iseenda seest leidma selle motivatsiooni ja jõu ja need tugevused, mis sul on ja siis nendega toimetame edasi minema. Et siis selle kogemusnõustamisel läbi, kui ma teistele seda pakun, siis aitan neil ka leida need tugevused ja selle sisemise jõu ja enda need sihid. Mul ongi võib-olla vahel täiesti enda tempot vaja ja mul on mingitel hetkedel mingid vajadused, millele ma pean tähelepanu pöörama, sest et muidu ma ei toimi lihtsalt. Ja hästi oluline osa on see, et ma õppisin hästi palju ka iseenda mineviku ja sugupuu ja põlvnemise kohta, et seda arusaamist, et kust ma tulen, miks ma üldse tegin selliseid valikuid, et ma põlesin läbi, et mis minu sees vajas nii palju sellist fookust, et ma iseenda jätsin tagaplaanile. Ja kõik need lood, mis ma olen kuulanud, ma hakkasin uurima genist, kirikuraamatutest, kohtusin erinevate inimestega, käisin nendes kohtades, kus minu esivanemad on elanud. Need inimesed on tulnud tihti läbi erinevate raskuste, sõjaperioodid olnud, neil on lähedased inimesed surnud, haigused. Et see märkamine ühel hetkel, et ma tulen kuskilt, seal on ajalugu, seal on ühendused, seal on põhjused, miks inimesed on valikuid teinud ja nad elasid ja mina sündisin ja minul on võimalik elada. Et see märkamine või taipamine, järeldus on mulle väga suureks toeks olnud ja aidanud sellist nagu positiivsemat ja optimistlikku ja elu jaatavat hoiakut võtta, et ka siis, kui on raske, et ma tulengi selle juurde tagasi, et ma toetan ennast, ma tuletan meelde, mul on võimalus elada, nad on tulnud raskustest läbi ja mina tulen ka. Ma mingil hetkel olen hakanud aru saama, et minust ükstakõik millisena ma siis olen, tegelikult piisab neile, kes on minu lähedased ja kes on mulle endale ka kallid. Et kas ma saan sellest kunagi päriselt terveks? Ma usun, et see on võimalik. Aga ma ei tea ja mul on olnud erinevaid selliseid vahefinišeid, et nagu ikka elus, siis ka nagu depressioonis on see, et see käib üles-alla tõusude mõõnadega ja selliseid kohti on ka, kus ma tunnen, et ma tegelikult olen depressioonist väljas ja siis sellistel hetkedel ma mõtlengi, et ma olen terve, aga siiani vähemalt on iga kord see nagu langus ka ikkagi mingi hetk tulnud. Ja
ja ma ei arva, et see peab niimoodi jääma lõpuni. Aga ma arvan, et lihtsalt jah, selle aktsepteerimine, et see on see minu elu tõenäoliselt suurim võitlus, millega mina pean rinda pistma. Praegu on seenehooaeg, ma ainult metsas elakski ja see annab mulle niisuguse rahu. See mets on mind terve elu tegelikult aidanud, sest ma mäletan noorest põlvest üks nagu ülisükene armas kogemus. Minu meelest oli meil kodu lähedal üks hästi suur kuusk ära murdunud. Ma käisin, istusin seal peal tavaliselt. Siis tulid natukese aja pärast tulid oravad ligi, andsid nendele küpsist. Samas all kõndisid metskitsed ringi, nad ei teinud väljagi, no, see olid oma seal kogu aeg nagu. Ja see oli nagu nii rahustav. Nagu eluaeg on siis loodus mind aidanud. Mere ilmselt see jõud ja võim, et tegelikult sa oled nagu väike täpikene seal kaldal, et meri ikkagi teeb, mis ta tahab, et kui sa ookeani kaldal oled, siis ta ka ju tegelikult, kui ta tahab, siis see võtab sind kaasa, et sa lihtsalt lähed selle vooluga kaasa. Ja samas teisel hetkel võib ta olla täiesti peegelsile või siis need lained lihtsalt loksuvad niimoodi rahustavalt sinna sinu jalgade vahele ja mõnusalt rahustab. Seinad on vanad, ligi 700 aastat vanad, aga sisu on noor. Kogu paljud kirikuõpetaja on minust noorem tunduvalt või 40 ja kõik. Ja kui ma olen juba noorte seas, siis ma tunnen ennast teadagi. Ja see on mul praegu niisugune head, et ma olen noortega saanud sinna sõpraks. Olin alati mõelnud, et ma tahaksin päris üksinda minna reisima. Et ma olen ikka kartnud, esiteks on lennuhirm on ju see, ma olen käinud perega koos, lastega, tuttavatega, kogu aeg kellegiga koos. Aga nüüd ma otsustasin tõesti, et ma lähen üksinda. Ja ma just tulingi eelmine nädal, käisin üksinda Roomas ja ma tegingi kõike üksi, broneerisin piletid, võtsin majutuse, reisisin ringi, sõitsin metrooga ja tegingi päriselt nii, et ma mõtlesin selle peale, et aga kui ma praegu ei tee, et millal siis, et ühel hetkel võib-olla mind enam ei ole ja ma ei saa seda teha, millest ma olen tegelikult unistanud ja mõelnud, et see vanemate surm niimoodi pani küll teistmoodi selles osas käituma, et tuleb kohe teha asju, nüüd mitte mõelda, et ma kunagi lähen ja teen. Lugude jagamine ja omavahel võib-olla sellises avatud ja ausas vestluses rääkimine tegelikult toetab mõlemat poolt, et võib-olla sellel teisel inimesel või nendel teistel inimestel on sarnased raskused ja alati me ei teagi seda. Aga võib-olla ühest küljest see teadmine, et kui ma jagan ja küsin abi, kus ma seda vajan, siis see võib olla toeks ka teisele inimesele ja kui ma turvaliselt tunnen, siis see ongi okei, kui ma küsin ja see ongi okei, kui mul vahel olengi mina see, kes vajab sellist toetust ja tuge, et ma tean, et kui ma vajan seda abi ja ma küsin seda, aga ka sinna juurde ka see, et arvestamine ja teadvustamine, et kui ta saab mind aidata, ta ei pruugi saada, et seal ei ole seda ootust, et see teine inimene peab suutma mind aitama. Ma arvan, et tõesti olemas olemine on see üks asi, et sa ei lähe ära, vaid sa pöörad endiselt tähelepanu. Ma olen sügavalt veendunud selles, et alati on lootust igas olukorras, isegi kui sa vahel seda ise ei koge. Ja minu jaoks kuidagi see kogemus, eriti siis, kui ma ei ole depressioonis, pakkuda inimestele sellist märgatud ja armastatud olemise kogemust. On see, mis muudab minu jaoks elu väga tähenduslikuks. Mille nimel elada tasub? Elu ja kõige nimel, mis siin on? Kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Ja, ainult tahaks teada, kui tugevaks me lõpuks saame siis. Et surematuks. Võib-olla hinges küll, jah.